Kas ütleme tere ära? Tere! Tervitame teid kõiki siin Eesti Naiskirjanduse Seltsi poolt. Aitäh tulemast. Nii tore on näha sellist täissaali. Kas meie telefon heliseb? Ei. Täna siis kuulutame välja Eesti Naiskirjanduse auhinna laureaadi teist korda sel sajandil. Ja mina olen Kätlin Kaldmaa ja siin on Hannele Kaldmaa. Ja me oleme osa sellest siis korraldusnaiskonnast. Korraldusnaiskonnast, jaa. Et sellel aastal ütleme nii, et juba nagu teatud rööpad olid ees, nii et kogu see korraldamine juba sujus kuidagi, tundus, et nagu imelikult liiga iseenesest, aga samas ega me ei kadesta žüriid, kes pidi läbi lugema ja töötama selline 130-150 raamatut ja siis sealt eraldama need terad sõkaldest. Ja žürii liikmed tulevad varsti siia ja räägivad teile oma valikutest. Aga siis meie teeme väikese sissejuhatuse Eesti Naiskirjanduse Seltsist. Et Eesti Naiskirjanduse Selts on 1 aasta, 1 kuu ja 9 päeva vanune. Äkki sina ütled, mis me teinud oleme vahepeal selle aastaga? Ja, Eesti Naiskirjanduse Selts ja see auhind sai asutatud siis eelmisel aastal. Ja alustasime suure pauguga, esimene Eesti Naiskirjanduse auhind, nagu Kätlin ütles, et esimest korda sel sajandil, 20. sajandi algul on seda Marie Underile korra antud naiskirjanduse auhinde, aga mitte siis muidugi sama seltsi poolt ja samade parameetritega, aga jätkame nende Marie Underi jälgedes. Ja siis on selle aasta jooksul meil toimunud iga teist korda ja jätkame ka sel suvel suvine naiskirjanike ja toetajate sõpruskonna suveseminar. See aasta oli seminar veel suurem, tähendab eelmise aasta seminar oli veel suurem kui esimene, oli üle 40 kirjaniku ja kunstniku ja kunstiteadlase kohal ja vestlusringe oli veel rohkem kui eelmine kord. Meil oli 12 lausa. Hommikust õhtuni söömises ka aega ei ole. väga tore, loodame sel suvel jätkata ja siis siitki publiku seast kindlasti on tulijaid. Lisaks tegime esimese naiskirjanduse gala. Ja, see oli märtsikuus. Ja samuti on toimunud siis seminarid ja kohtumisuhtud. Ja, Tartus autoriõiguste alased erinevate žanritega nagu sellega samuti soovime jätkata ja laiendada erinevaid teemade ringi ja üritused siis ei ole nüüd rangelt, et peab olema seltsi liikmeks astunud, aga kõik soovijad on teretulnud seda ka tegema. Suveseminaril on küll eelkõige nagu oodatud naised. Et see on selline vaba ruum, kus naised võivad rääkida sellest, mis hingel ja millest me tahame rääkida ja oleme täiesti vabad. Et seal on üks selline piirang on siiamaani. Koerad ja lapsed on ka tere. Koerad ja lapsed, ja. Meil on olnud 2,5-aastane noormees, ja. Nii et see on veel nooremaid. Ja siis lisaks me soovisime siis tänusõnu siin öelda veel. Täname muidugi meie sponsorit. Aive Meeritsat. Täname Kirjanike Liitu ja siin Liisi ja Kris ja kes kõik siin tegutsevad. Siis meie suurepärase kujundusautorit Anna-Elisaveta Žurbenkot. Meie turundajad Helenit, kes on ka siin saalis. Turundaja taga vasakul nurgas. Ja muidugi kõiki žüriiliikmeid ja korraldusega aidanud inimesi. Nii, ja ütleme ära ka, kes žüriis on. Ja žüriis Sirel Heinloo, Mari Peegel, Eva Nooni, Tiina Põldmaa ja Maia Tammjärv. Ja.
Ja aitäh kõigile neile ja nüüd on meil suurepärane võimalus, et me kutsume siia lavale naiskirjaniku, kes täna perfektselt sobib mikrofoniga, esimese laureaadi Karoliina Pihelgas, palun. Tere! Aasta on läinud kiiresti ja mul on väga hea meel, et on jälle käes see aeg, mil antakse välja taas naiskirjanduse auhind. Et Kätlin siis palus pisut rääkida, et kuidas see aasta läinud on. Et püüan siis väikse mõtiskluse tagasivaate kokkuvõtte teha. Et kõigepealt mul on muidugi ülihea meel, et lõikejoont loetakse ja sellest endiselt räägitakse. Sest lähisuhte vägivald ei ole paraku teema, mis väga kiiresti ammenduks. Et me nägime alles eile, kuidas Kersti Kaljulaid taandati, kes pidas olulisemaks seda, mil viisil pärgi ja medaleid saadakse, kui seda, et vahendeid valimata tulemusteni jõutaks. Ja ühiskonnas on ikka veel hulk inimesi, kes tahaksid pigem vägivaldsete dünaamikate eest silmad kinni pigistada. Rääkimata sellest, et naisjuht iseenesest juba on olla raske. Aga mul on samas hea meel, et aina rohkem räägitakse sellest kõigest. Räägitakse ka näiteks sellest, kuidas milline on mõjuvõim treeneritel või ka teistel lastega kokku puutuvatel inimestel. Ja siinkohal ma tahaksin juhtida tegelikult tähelepanu ühele olulisele algatusele, mille leiate rahvaalgatus.ee lehel. Nimelt see on petitsioon, et laste vastu pandud seksuaalkuriteod, laste vastu toime pandud seksuaalkuriteod ei aeguks ja et ohvritele määrataks hüvitis. Et palun allkirjastage. Ja viimasel ajal on ka üles kerkinud küsimus, et kas me peaksime nimetama vägivaldseid inimesi nimepidi, millal see on õigustatud, kas kohtulikult süüdi mõistetud, kas nende kohtulahendeid võib jagada. Et need on olulised teemad ja küsimused, et ka mina leidsin Malluka lehelt mõne nime, keda ma ei teadnud, et nad on kohtulikult karistatud seksuaalkurjategijad. Ja samamoodi ma arvan, et see peabki kujundama meie hoiakuid, aga ka, sest ka vaimne vägivald on vägivald, seda ei tohi pisendada ja lähisuhte vägivald ei ole üksnes eraasi. Nagu Eliise Rohtmets on öelnud ühes hiljutises artiklis, et iga maha vaikitud või pisendatud juhtum ei ole mitte ainult ühe inimese reetmine, vaid ka sõnum, et kehaline autonoomia ja nõusolek on tingimuslikud ja vaieldavad. Aga kui tagasi kirjanduse juurde tulla, siis mul paluti ka lõikejoone numbritest rääkida. Et ma siis teen seda, pidin ka ise üle vaatama, aga et eesti keeles on kuskil 3000 eksemplari müüdud, mis minu jaoks on hästi suur number, eriti luuletajana. Aga aasta jooksul on siis sellest raamatust ilmunud tõlked ka saksa, soome ja inglise keeles ja tulekul on ungari ja serbia tõlked. Nii et mul on väga hea meel, et see kõnetab ka inimesi, lugejaid Eestist väljaspool. Et see ei ole ainult Eesti lugu, vaid midagi universaalset. Nii et minu suured tänud lähevad tõlkijatele, Maximilian Murman, Annina Ljokoi, Darcy Harford, Bence Patat, Anna Sedlatškova. Ja äsja just käisingi Berliinis raamatut esitlemas ja nüüd mais ootavad esinemised Amsterdami, Londoni ja Dublini festivalidel. Ja samuti on selle lõikejoone tuules hakatud teisi raamatuid tõlkima, nii et see teeb ka hästi head meelt. Ja kindlasti on oma osa siis sellel tunnustusel ka, mille siin pälvisin möödunud aastal. Ja mis veel aasta jooksul?
kuna mulle meeldib ajalugu teha, siis ma kandideerisin ka ajakirja Looming peatoimetajaks ja osutusin valituks ja seega esimeseks naiseks, kes Loomingut juhib. Ajakiri tähistab siinsamas homme kell 6 oma 103. sünnipäeva ja olete kõik peole oodatud. Ja loomulikult on hästi tore olla ka tänavu naiskirjanduse auhinna nominent luulekoguga ikka veel. Et see on raamat, mis on juba tunnustust pälvinud suitsupreemia laureaadina, aga mis mulle naiskirjanduse auhinna puhul tegelikult väga meeldib, on see, et nominendid on kõik suurepärased, üle prahi iga aasta. Ja ka see, et žürii otsust ei ole võimalik päriselt ette ära arvata, nagu see vahel Kulka auhinna puhul on, et vaatad žüriid, tead, kes saab auhinna. Nii et see on super, minu meelest väga hea töö. Ja samamoodi, et üksi aust ära ei ela. Ka kirjanik on inimene, kel vaja arveid maksta ja lapsi kasvatada. Ja sellepärast suur tänu ja tunnustus ka Aivele, kes sellele auhinnale õla alla pani rahaliselt. See on tõesti tähtis. Aga aitäh Naiskirjanduse Seltsile, aitäh lugejatele, aitäh žüriile ja kõigile, kes täna on siia tulnud ja palju õnne värskele laureaadile, aga tegelikult ikka ju kõigile meile endile ka. Aitäh! Ja nüüd kutsume siis siia žürii liikmed, valiku žürii liikmetest ja siin näete kõiki 10 nominendi raamatuid, pärast võid neid vaadata, aga palun ärme neid kaasa võtame, need on kas isiklikud eksemplarid või siis nagu lausa raamatupoest laenatud, sest lihtsalt ei olnud parasjagu lähedal, nii et raamatuid võib vaadata ja kes teist tuleb rääkima, tuleb suurepärane Sirel, Mari, Tiina. Kuidas on mikrofoni, aga suudad selle? Mina olen Sirel Heinloo ja olin selle auhinna žüriis nüüd 2 aastat järjest. Ma ütlen paar sõna kommentaariks kokkuvõtteks üldmuljed võrreldes eelmise aastaga. Esimesel aastal oli teemade ringis palju veel pandeemia aja mõjutusi, isolatsioonist tõukuvaid romaane, kus koliti maale ja asuti elama seal, looma uut elu ja selgust. Tugevamad olid romaanid, meeldejäävamad. Sel aastal oli näiteks uue teemana esil raskused rasestumisega, mis näiteks eelmisest aastast ei olnud üldse meeles. Ja väga tugev oli just luuleaasta, seda on maininud ka teised aasta ülevaated. Aga me toome välja nominente. Alustame Aliis Aalmanniga. Aliis Aalmann ja tema novellikogu Kes aias. See on kogu, mille lood viivad meid lapsepõlveradadele ja noorte naiste siseilmadesse. Need näitavad üksildust ja traumasid, kohtumisi ühiskonna nõudmistega ning jäävad kauaks kummitama. Teemad on tumedad, aga paraku võib elu ka selline olla ja nii ei pea ka naised alati naeratama. Teose keel on täpne ja tundlik, selles peitubki paljuski raamatu mõju, sest palju ütlemiseks ei pea alati palju ütlema. Murka 2 hunti. Murka 2 hunti on siis üllatusi pakkuv debüütluulekogu Sarmikalt lavaluuletajalt. Tema luuletused on vaimukad, keelemängulised, sõnamõnu tihedalt täispikitud
ning kõnelevad naiseks olemisest, elu kergusest ja lustist, et siis siin-seal äkitsi ühiskonnakriitiliselt torgata või siis mõni muhe märkamine heldelt ka teiste jaoks sõnastada. Murka värsid ketrevad kaasahaaravalt ja ohtra parallelismiga. Siis Birgitta Davidjantsi Plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte on samuti novellikogu ja kõnetab usutavasti, kuigi mitte ainult just pöörastel 90-ndatel üles kasvanud inimesi, kuid ilmselt kõik ei ole selles raamatus tuttav ka sel ajal üles kasvanutele, sest kohtame seal ka kultuuriliselt rikastavat vaadet Eesti vähemusrahvustele. Teoses on ilus liikumine üksikult üldisele, ajalooline ja poliitiline on näitlikustatud isikliku tasandiga. Ja boonuseks on asjaolu, et seal saab ka parasjagu nalja ja mitte ainult 90-ndatel. Henelis Notton, Tähed Agnesele. See on raamat, mille kohta võib jällegi öelda, et see on debüüt, vähemasti sellises proosavormis. Ühelt poolt on teos kirjutamisest endast, aga kõige üldisemalt ka sellest, kuidas olla noor 21. sajandi esimese veerandi vahetuse aegu. Kõige tõsise autoteooria ja narratiivimängude kõrval toob autor lugejani ka igapäevaelu jaburusi ja raamatu lustlikku lehekeeramist toetavad selle täpsed kirjavalikud ja illustratsioonid. Ning kõik see kokku paistab vägagi sellise tervitatava eksperimentaalkirjanduse uue laine nägu. Eeva Kohv, Õhus kõndija. See on kaunis ja õhulises stiilis romaan, mille keskmes on kahe noore naise elud ja valikud 20. sajandi hakul. Ja raamat on lugeja jaoks tõeline empaatia meistriklass. Kaasa saab elada naistele eelmise sajandi oludes, milles on väga palju maisust, ka siis, kui tegemist on Tartu ja Pariisiga. Ja see on ajalooline kirjandus par excellence, sest selle lugemise jooksul püsib üha soov teada saada, mis saab tegelastest edasi. Ja seda ei tasu alahinnata kirjanduse puhul. Teost üle lugedes ja vaadates kõrgenes paatos ka hiljutise NASA retke valguses ja andis sellele veel eriti suure päevakajalisuse. Karolina Pihelgas ikka veel. Luulekogu, mille autorit teame hästi. Siingi teoses kohtame tema varasematest raamatutest tuttavaid karme teemaarendusi. Samas on trauma siin luulekogus siiski väga peenelt ja väga targalt doseeritud ning mõtestatud. Ta on ühteaegu nii halastamatu kui ka halastav. Aga pole mingit kahtlust, et siinsed luuletused lajatavad valusalt. Kairi Look, Tantsi tolm põrandast. See on haarav ja täpses keeles kirja pandud romaan, mis on ilus täiendus Eesti kirjanduse lapstegelaste galjeriisse, kuid see on ka kujunemis- või arenguromaan, sest lapseks peategelane ei jää. Ajalooliste kildude leina ja kaotuse ja naiseks kasvamise ebamugavuse kõrval räägib romaan ka võib-olla just ennekõike vabadusest. Ja oma lauserütmi ja tihedalt meelelise stiiliga pakub teos lugejale ka vormilise väljakutse, midagi erilist, mida avastada. Johanna Roos, Tsükkel. See on sügav debüüt luulekogu inimeseks olemisest, kehalisuse piiridest ja võimalustest, võitlustest nendega kunstivahenditega. Kujundid on klišeevabad, märkamised originaalsed. Värske ja kontseptuaalne tervik teemal, mis võiks ju tunduda liigolmelise või liigkehalisena või mõnele äkki grotesksena või midagi sellist. Ja just sellepärast ongi seda luulekogu vaja.
Ja nüüd laureaat. Üks veel. Üks on veel. Enne. Meil on veel üks väga hea nominent. Tema nimi on Andro Teede, Linde ei ole. See on luulekogu autorit, keda me jällegi hästi teame. Ja naiskogemus on siinkohal teravalt ja otseselt esile toodud. Siin on elu äärelinnas, Maja ja mees ja lapsed, aga selle kõige taga on ikkagi luuletaja, kes peab kõige selle ja kogu ülejäänud maailmaga toime tulema. See sama luuletaja jälgib äärmiselt tähelepanelikult ennast ümbritsevat nii koduhoovi, linna, riiki kui ka ülejäänud maailma ning peab ka ajaüleseid vestlusi esivanematega. Nüüd Sira siis. Auhinna saab Helge luulekogu Inimese ja looduse kõrvuti, luulekogu Inimese ja looduse kõrvuti elamisest. Teoses ilmnevad radikaalselt armsad vaated emadusele, oma pesakonnale. Autor kirjeldab oma kodu ja elu, mille lugeja tunneb ära ka siis, kui loodus, lapsed ja elu maal ei ole tema igapäevaelu osa. Tegemist on väga tugeva teosega inimeseks olemisest ja nendest tõelistest püsiväärtustest, mis näitlikustab sedagi, et naine olemine ei pea olema probleem ja naiskirjandus ei pea tingimata lähtuma konfliktist. Luulekogu tonaalsus on helge, kuid selle tunnete spekter on tegelikult lai. Hirmud, pettumus ja kaotusvalu on siin samuti inimkogemuse osa, kuid nende tunnetega tullakse küpselt toime. Autori stiil on väga isikupärane ja nõtke. Ta lausumisrütm on selge ja kaasahaarav. Proosa tekstile iseloomulikult ladus ja loomulik, kuid siis ühtäkki märkab lugeja, et on mässitud täielikku poeesiasse. Tema looduskirjeldused on detailitäpsed ja samal ajal nii ligipääsetavad. Žürii lasi end auhinda määrates mõjutada ka eluslooduse arvamusest. Selgus, et teost on kõrgelt hinnanud ning seda oma keelde tõlkinud teiste seas kuuseriisikad, karihiired, karud ja kariporosamblik ning viisistanud kodukakud, kõrvukratsud ja kimalased. Eluslooduse kaasatus selles teoses ja loomingus ilmneb erakordse kerguse ja sügavusega. Berit Petolai, hele, tuisklev ja nimetu. Aitäh žürii liikmetele ja Berit. Need, kes meil eelmine aasta meiega olid, teavad, et meie laureaat peab ettekande, räägib sellest, mis elus ja kirjanduses tema jaoks oluline on ja see läheb pärast üles meie YouTube'i kanalile. Palun, Berit. Head siinviibijad, armsad kaasnominendid, lugupeetud žürii, Naiskirjanduse Selts ja meie ettevõtmise lahke toetaja. Minul pikalt looklevate luulelugude punujal on ometi keeruline sõnadesse panna seda elevat ja ülevat tänumeelt ning au, mida ma praegu siin teie ees seistes tunnen.
olen rõõmus ja otsatult tänulik. Aitäh! See tunnustus on minu jaoks omamoodi kinnitus, et olen toiminud õigesti, kui olen lähtunud hingetungist kirjutada. Teinud seda igapäeva tööle lisaks, igapäevaste toimetuste keskel ja sees olles. Et olen püüdnud oma loometööga mõjuda innustavalt oma tütardele, näidates neile, et minul, emal, on tahe ja vajadus kirjatööga tegeleda, et see on oluline osake minust ja et igaühel võiks olla see isiklik miski, mis sütitab, haarab ja loob omaenda telje. See tunnustus annab mulle eneseusku, sisendab julgust jätkata valitud rajal ja omal häälel, avades lugele just neid maailmu, mille kohta mu süda on öelnud: kirjuta, jäädvusta, jaga, lase lendu ja oota vaikses tänumeeles, mis sellest tagasi võib kanduda ja kajada. On ju autorile suurim rõõm see teadmine, kui adud, et su looming on tõesti kedagi puudutanud, pannud kaasa kõlama, ehk ka midagi muutnud ja paremaks teinud. Ei saa jätta mainimata, et tunnustusega kaasnev suur rahaline tugi annab teatava vabaduse, lisab võimalusi ja tõukab hoogu kirjaridade tekkele. Aitäh, hea žürii, ja aitäh Naiskirjanduse Selts ning auhinna sponsor. Saanud teada Naiskirjanduse auhinna nominatsioonist täitus mu sisemus heleda soojusega. Kuuldes teiste nominentide nimedest ja teostest, haaras mind aukartus ja tänumeel. Olla sellises vahvas naiskonnas on mulle suureks auks. Olen lugenud tänavuste nominentide raamatuid imetluse ja uhkusega, kui häid kirjutajaid meil on, millised terased, tundlikud, julged, jõulised, elulised ja ausad kõlad neist tekstidest tõusevad. Vajalikud teosed tänasesse aega, tänasele inimesele. Midagi, millest kinni hoida. Kaaskirjutajad, kellele toetuda, sest tõsi, see on üllatavalt vajalik õlatunne, mille olemasolu olen hakanud nüüd tajuma, olles ise muidu pigem eraklikult kirjutav naine ja ema. Laureaadiks saamise teade oli minu jaoks tõesti üllatus. Süda lõi särama ning mu raamat Hele, tuisklev ja nimetu tegi riiulis rõõmsa pirueti. Esimesest õndsast ehmatusest toibununa jätkasin sealt, kust argihommik nõudis. Võtsin pesusid täis kausi ja läksin riideid õuenöörile riputama. Võin kinnitada, et sedavõrd ülevast meeleolust saadetuna pole siin varasemalt ükski särk ega sokk hommikutuule kätte kuivama asetatud. Sealt edasi kulgesid need 2 nädalakest nii, et kõikide toimetuste taustal on mu mõtted rännanud ärksalt selle tänase kõneradadel. Mõtte- ja loomeprotsess, mis küllap on tuttav ning ühendav kõigile naiskirjutajatele. Käed, jalad oma loomulikus, igapäevases elul hoidmise rütmis askeldamas ning mõte samal ajal ketramas ja sidumas sõnasid lauseteks. Mis on minul Naiskirjanduse auhinna tänavusel laureaadil öelda, mis on mul südames ja südamel, mida ma soovin lahti mõtestada, millele mõtet anda, millest luua küsimuse. Minu raamat algab pühenduse ja tänuliku mälestusega oma emale. Ema oli see, kes mulle ütles: mis iganes elu toob, ära kirjutamist jäta, see on sinu tee. Kannan seda julgustust endaga alati kaasas. Mul on olnud õnn kasvada kodus, kus laste jaoks oli aega. Laste jaoks võeti aega, kuigi argipäev polnud just kergesti killast. Ema toimetas 4 lapsega kodus ja hoidis koduilma koos ning isa tööpäevad venisid perele kindla tagala loomisel tihti pimedani. Aga ikka kõlasid õhtuti lastetoas ema ette loetud raamatud ja mäletan põnevaid mänge ning üheskoos olemise hetki. Ja ikka leiti see aeg, et sõita koos Seenemetsa, maale ja ujuma. Ootasime isa koju saabumist tänaval maja ees, sest teadsime, ta kindlasti jõuab veel meiega ka ujuma minna. Jõudiski.
Nüüd ise lapsevanem olles oskan seda pühendumust ja pingutust aina rohkem hinnata. Tänapäeva elu on pööraselt kiire. Inimestelt oodatakse ja nõutakse palju. Me ise kipume oma latte aina kõrgemale seadma. Enda lapsepõlvest olen aga saanud ühe isemoodi rahuhääle tundmise kaasa. Seda rahuhäält ma armastan. See annab mulle jõu ja suudan seda õnneks ka ise ikka esile manada ja kuulata. See hääl kätkeb endas teadliku aja maha keeramise oskust. Sisetunnet astuda kõrvale seal, kus mingi võõras väline müra piitsutab sind edasi tormama. Eristama seda võõrast rütmi omaenda südametuksete mustrist. Rahuhääl tähendab väikeste asjade hindamist ja hoidmist, sest just neis peituvad tegelikult need avarad tähendused, mida endaga kaasas kanname ning edasi saame pärandada. Rahuhääl on kulgemine aeglases rütmis, väikese lapse jalaga samas tempos, toetades ja julgustades enda kõrvalastujat. Olen püüdnud sellist taju ja vaadet ka oma raamatus edasi anda, uskudes, et sellel võib olla muutev jõud. Jaga heledust ja see hakkab vastuvõtlikul pinnasel võrsuma. Sest tean ja tunnen ka tumedust. Tülisid, mis tõusevad pingest, väsimusest ning ülestimuleeritusest ka seal, kus muidu sirutub armastus. Näen enese ümber püüdlikult ja ennast unustavalt tööd rügavaid naisi ja mehi. Elu ja olme nõuavad oma, võetud lõivud ei unusta, vaja on ikka kiiremini ja kaugemale. Aga igal inimesel on kuskil taluvuse piir. Ja kui see piir vastu tuleb, tekib enamasti lühis. See lühis võib vallanduda väsinud emas, kel on palju koormaid turjal ja kandami kergenemist ei paista kusagilt. Koduses maailmas toimuv ja lastega seonduv on jätkuvalt suuresti just naiste kanda, nii lihtsalt on. Meestel on selles nõudlikus maailmamudelis oma kandamid turjal. Naiste puhul on see killustatus aga intensiivsem, teravam. Tihti jagatakse end palgatöö, koduste tööde, laste ja seda kõike ühendava logistika ning pidevalt 100 asja meeles hoidmise vahel. Naised ja emad on osavad, oskavad kiiresti ümber lülituda, keskenduda keset lahinguvälja ja tabada mitmel käel žongleerides ikka märki. Naine on tõesti tulehoidja, hoiab koduse ilma tulukese elul. Kui tuluke võbelema lööb või kipub kustuma, on see märk sellest, et tulehoidja eneseleek on väsinud. Sellele varem mainitud tumedast tujus emale jookseb uksele vastu rõõmus laps, kes on oma ema juba lasteaia aknast märganud. See on lapse jaoks nii oodatud hetk, ema tuli. Ta saab rääkida oma päevast. Nad lähevad koos koju. Aga ema mõtted on sompus. Ta vaid mühatab lapsele, viskab talle tujutult kojumineku riided ning käseb need ruttu selga panna, sest on kiire. Isegi õhtul on kiire. Näen, et selles lapses murdub just sel samal hetkel midagi. Ja mul on selle lapse pärast kurb. Aga hakkab kurb ka selle ema pärast, sest adun, et küllap on temas endas juba pikemat aega midagi katki. Ma tahaksin sekkuda, võluri kombel võtta seda kandamit vähemaks, anda neile aega juurde, sosistada rahu hääles kas või midagi ogaralt lahket. Asjad võivad kergelt üle pea kasvada, selles mühisevas maailmas, milles praegu elame. Me vist enam ei adugi, kui varakult pannakse inimene sellesse rattasse vuhisema, millest igal sekundil kaikub kiire, kiire, kiire. See süsteem töötab inimese loomusele vastu. Ja ühel hetkel on seesama laps, kes siin löödult lasteaia koridoris seisab, ise lapsevanem ja peale pikka tööpäeva jookseb talle uksel vastu tema oma laps. Kuidas ta käitub? Ma ei tea. Kas mina sekkusin? Ma läksin koju ja kirjutasin peagi ühe luuleloo. Ühest teistsugusest hetkest, kui just nähtu. Põimisin sinna ühe oma mälestuse, mille tuum on teistes, heledates toonides ja kust kostub tasaselt, ent kindlalt mulle tuttav rahu hääl.
Ja ma tahan uskuda, et kui parajal hetkel õige inimene seda loeb, võib see ravida, muuta midagi helgemaks. Minul pole võimu ühiskonnas sisse kujunenud süsteeme muuta, elukallidust vähendada, palkasid suurendada, inimeste töökoormust kergendada, murda seda kiiret tempot, mis sunnib ka väikseid unesooja lapsi varajasel hommikutunnil voodist tõusma, sest vanematel on kohustus minna, et siis õhtul rabedana naasta. Kuid mul on sõna, mul on mõte ja tahe ning nendel 3 on jõud. Rahu hääl. Ma püüan seda edasi anda, läbi kirjaridade kõlama panna. Ja ma jätkan oma teed, sest mul on üks oluline julgustus hästi meeles. Ja mina julgustan hoidma tulehoidjaid, toetama naisi, ka just kirjandusilma tulehoidjad, kes hoiavad leeki eredana. On tänuväärne, et just siin ja praegu seda teemegi, sest läbi naiskirjanduse auhinna saab naiste hääl laiema kõlapinna, kostub kaugemale. Rolle ja ülesandeid on naisele ajaga aina lisandunud, õnneks ka vabadusi ja võimalusi, kuid mingid asjad on juurpõimikus siiski samaks jäänud. Ennast salgava hoolimis- ja vastutustundega hoiab naine teda ümbritseva ilma korra pärast tiksumist kõigele muule lisaks. Kodavere poetessi Mari Vallisoo luuletuses Tuuline seisab igatsevate ja salapärasele teisele mõeldud värsside vahel luulerida. Kuid hoia end ja hoia mind hoia. Olen ikka mõelnud, et neis pealt näha pillatud lausetes peitub mingi väga tabav mõte, naiseks olemise paratamatu, vääramatu akord. Enne teised, siis alles ise. Ja selles luulereas kaikuv palve, et ka hoidjat hoitaks, on õrn, kuid mõjuv, lausa lõikavalt. Aga hoidkem siis. Suur maailm, see väline, see väriseb ja vapub nagunii ning ähvardab mõraneda. Väiksel inimesel on neid asju pea võimatu juhtida. Sestap hoidkem oma isiklikke ilmu ja nende hoidjaid, tulehoidjaid. Aidake kandamit jagada. Meie väikeste maailmade südamike najal see suur ilm ehk lõpuks püsima jääbki. Vähemalt mulle tundub, et just selles hingitseb päästev lootus. Tahan veel rääkida sellest, kuidas kirjanduse jäädvustav, salvestav ning seeläbi edasikandev roll on just praegu ja just läbi naiskirjanduse omistanud väga olulise tähenduse. Silmitsen naisautorite loomingut ja näen selles osavate kangakudujate meisterlikkust. Erinevad värvid, erinevad lõimed ja koekirjad, iga ühel oma muster, oma alguspunkt ja rada. Aga mulle tundub, et meil kõigil on hellalt pingestatud soov salvestada, jätta läbi oma loomingu jälg millestki, mis ehk ühel hetkel võib olla kadunud, kuid mida peaksid teadma ja tundma ka edasised põlved. Maailm sellisena, nagu me seda praegu tunneme ja tundnud oleme. Inimest sellisena, nagu me siin just praegu oleme. On see naiselik taju, tark vaist, et midagi on lõplikult muutumas ja möödumas, pöördumas nagu ilm ühel selgel pööriööl, kui tuul tegi järsku käänaku ja hakkas puhuma teisest ilmakaarest, tuues tuisku ja virmalisi. Kui seda praegu eksisteerivat maailma läbi võimalikult erinevate lõngajuppide, läbi erinevalt kostuvate kirjaniku häälte jäädvustada, siit nurga alt ja sealt nurga alt, siis ehk me märkame midagi. Tabame miskit ära, mis esmapilgul varjatuks tahab jääda. Ehk me mõistame üksteist paremini. Lubame ennast mõista. Võib-olla aitab see mingid lahkud riivinud poolused taas kokku viia. Leida lepitusi, lahendusi. Palju väledaid nõelu oskuslikes kätes suudavad paigata esmapilgul paikamatuna näiva kanga. Sellise tähelepaneliku jälgijana, süvenenud ning tundliku pilguga vahendajana saab paigata ka igatsusi, leina, valu ja hirme. Saab täita erinevaid tühimikke.
Laps on mulle kurtnud, et nägi unes hiiglaslikku drooni, mis lendas üle valge ülaste välja meie maja poole. Lohutan teda, et see oli vaid uni, kuid ise mõtlen samal ajal äreva nihkega hinges, et minu lastel siin ja praegu on see privileeg, et tegu on vaid unega. Teisal on see aga igapäevane kipitav reaalsus. Kardan seda. Me kõik kardame. Ja selle hirmu tasandamiseks ma kirjutan. Kirjutan midagi sellist, mis viib lugeja hoopis teise aega ja ruumi, keset loodust, natuke ulmalisse olemisse, kus saab vaadata iseendale ja maailmale rahulikult otsa. Nii saab paigata ka loodust. Näiteks seda hõredat vaadet, mis praegu kahjuks aina sagedasemaks muutub. Muudkui rohkem, muudkui sügavamalt ja laiemalt ära hammustatud olematut metsa, tühimikku, kus puud ei seisa enam püsti, vaid lebavad alistunult virnas. On kummaline mõelda, et ühel hetkel saab oma metsa kohta jalutama minna vaid läbi kirjaridade, läbi nende kirjutiste, mille oleme mõnest metsatukast loonud, jäädustades sellesse kunagise elu, mis seal lokkas. Minu sirmikumetsa, millest kirjutanud olen, enam päriselt ei eksisteeri. Ütlen lastele, et näitan teile seda kohta, kus koos jalutasime, kui te päris tillukesed olite. Pange silmad kinni. Ja loen siis neile ette luuleloo vanast hämarast ürgmetsast. Sellest saab üks igatsev jalutuskäik metsakoosluses, mida võib nüüdseks nimetada mälestusmetsaks. See, mida ma näen ja tunnen praeguste naisautorite loomingus, on see omamoodi võte ja salarelv, sedasi osavõtliku tundlikkusega vaadelda, lasta nähtul enesest läbi minna ja settida, salvestada. Sellele mõeldes kerkib miskipärast mulle silme ette pilt sellest, kuidas üks naine lasi kord eeskotta lõksu sattunud lehelinnu õue. Lind oli ärevil ja hirmul, peksles vastu aknaklaase, ähvardades hukka saada. Ja see naine lähenes talle kindlas rahus, lausudes linnule ja iseendale tasaseid selgeid sõnu. Kindlameelse, ent õrna liigutusega võttis ta rapsiva linnu pihku ja lasi õue vabaks. Maailm seisab naiste õlul ning naised hoiavad seda kandlamit hella jõuga. Kuid paraku ei tähenda see, et keegi või miski oma tegude ning mauramistega kogu seda kremplit ikka ja jälle rappuma ei nügiks. Praegugi oleme väga teravalt selles punktis, mil meeleolud on rabedad ja isiklikud ning üleüldised ärevused koguvad aina jõudu. Ja mulle tundub, et just naiskirjandus on siin selleks nägijaks ja tegijaks, mis püüab teha seda, mis on aegade algusest olnud osaks naise loomusest. Hoida, hoolida, talletada, jagada, selgitada ja selgindada, korrastada ja kasida, parandada ja ravida, lippida ja lappida, näidata ette ja suunata, õpetada, meenutada, tuua pinnale ja valguse kätte, lepitada, lahendada, lohutada, raputada kui vaja, siluda, armastada. Lasta kõlada südame häälel ja klaaril kogenud tarkusel, kord tasase sisendusjõuga sosistades ja siis selgel kõlaval häälel hüüdes nii, et mets kajab kumisedes vastu ja maailm jääb ometi tasaselt kuulatama. Kui haaravalt erinevad on need naishääled, mis praegu kirjanduses kõlavad. Iga üks neist rääkimas oma lugu, oma värvide, kõlade ja tunnetusega. Kokku moodustavad need mitmehäälselt lausutud loitsu, milles igal häälel on oma vajalik ja ainukordne heli. Kehtestades iseend ja ühteaegu toetades kõrval lausujat. Eesmärk on ühiselt püha, mõista ja mõistetud olla, hoida seda, mis hoidmist väärib ning osutada julge südamega sellele, mida on vaja raputada ja parandada, luua uuesti ja paremini. Aitäh!
naudin seda, et mul on siin sõnaõigust. Ma veel ei lahku, ma tahan öelda ka kiired, aga südamest tulevad tänusõnad, sest see on suur asi ja ma ei saa ilma tänusõnadeta. Tänusõnad neile, kes mind minu kirjutamisteekonnal toetanud on. Aitäh, armsad ja tublid kirjastus Hundi naised, kellega koostöös minu raamat sündida sai. Aitäh! Olen tänulik hea ja olulise sõna eest, mille kunagi päris minu avaldamisteekonna alguses andsid Doris Kareva ja Asta Põldmäe Loomingu toimetusest. Mäletan ja hoian seda südames. Aitäh öistele kirjasõpradele, kes on mind ikka innustanud ja kellega on olnud sütitavaid loomingualasid vestlusi. Suur tänu minu töökoht, armas Koosa raamatukogu, kes sa oled oma kirjutava raamatukogu hoidja kiiksudesse suhtunud leplikult ja mõistvalt. Aitäh õele, et oled mu naisliini tugi number 1. Olen otsatult tänulik oma vanematele selle maailma eest, millest sain kasvada ja katsetada ning selle sooja osavõtlikkuse eest, mida neil saanud olen. Ja mu koduküla, Meomaa, sealne loodus ja rahu, mu oma pere ja pesakond, mu elukaaslane ja me 3 tütart. Aitäh teile inspireerimast ja mõistmast, et vahel on mul vaja ka öösiti öökullina kirjutada ja ümbritsevat elu luulelugudesse valada. See tung elab sügaval südames ja teisiti ma ei oska. Ning loomulikult veel kord suur tänu kogu naiskirjanduse auhinnaga seotud seltskond, kes te olete ära teinud nii suure töö, et asjad õnnestuksid. Heleda, tuiskleva ja nimetu esmailmumisest möödub mai alguses täpselt aasta. Ja mul on väga elev meel, et saan siin ja praegu soovida talle taaskord tuhisevat lendu ja ikka lahke vaimu ligidal püsimist. Aitäh! Meie kallid žürii liikmed on teinud ära väga suure töö ja me oleme väga tänulikud. Ja aitäh kõigile, et Berit ütles, et tema raamat ilmus umbes täpselt aasta tagasi. See on tõsi, see on ka täiesti läbimüüdud, sellepärast ei näe teda üldse poodides nominendi väljapanekutes. Aga täna hommikul ma tõin trükikohast nagu uue tiraaži, nii et see on seal laua peal katte all olemas. Ja et ametlik osa on läbi, soovime nüüd kõik Beritile õnne ja siis me nii kaua saame siin selja taga nagu tervitusjoogid avada. Täpselt nii. Nüüd saab arutada asju omavahel, lüüa klaase kokku. Avame siin kardina, kust saab soolaseid ja magusaid Nikolai pirukaid ja jooke ja raamatut saab ka soetada. Ja autogramme saab rutta. Ja. Täpselt nii. Jah, aitäh! Vabalt, rivitult! Ja, aitäh kõigile veel kord ja siis sellega lõpetame, lülitame mikrofoni välja.